selle hooaja esimene ja siis need on alati kõige populaarsemad videod, kas teadsid? Hooaja esimesed, mis no nagu 2025 see hooaeg nagu suvi, kevad. Või meie hooaeg on 10 episoodi ja siis... Meie hooaeg hakkab tavaliselt siis kevade lõpust, kus siis hakkab jäätise hooaeg. Okay. No nii et see on alati kõige populaarsem video tervest aastast. Nii et ja seekord on meil sponsored by... Let's go! Lõpuks ometi, sellepärast me Dianaga tagasi tulimegi ja ega muidu me ei oleks. Esiteks suured tänud preemia, me ootasime seda hetke 10 episoodi. Ja ma ütlen kohe ausalt, et nagu preemia, whatever punkti ma panen, preemia saab kohe +2 punkti selle eest. Et panustasite meie degustatsiooni. Reaalselt. Aus. Ja kõik näeb juba väga selline suvine ja kevadine välja. Ma nagu, minu arust ma nägin poes, aga ütles mulle niimoodi see tädi, et limpajäätist ei ole. Ja siis ma olin mingi, limpal on uus jäätis. Ühesõnaga, ma ei tea. Ja siis minu arust ma nägin poes, aga nüüd ma enam ei näinud, kui ma nüüd käisin otsimas. Pirnijäätist, väikest loomi pirnijäätist. Nii et kui me teeme suvel mõne episoodi veel, siis me proovime seda. Okei. No nii, ootega, millest me alustame? Mul on idee. Me paneme kõik siia ja siis hakkame ükshaaval. Me võime mingi 3 jäätist siia panna. Tead, mul on külmakotid. Davai. Siis ma ei pea niimoodi tükkima. Olete hommikusöögiks valmis? Jaa. No nii, Marit. Silmad kinni. Esimene jäätis läheb. She said military. Eriti rammus. Mis meil on? Metspähkli. Yummy. Me ei olegi vist pähklijäätist. Me ei ole, ja teate tegelikult me ei ole väga proovinud ka neid eriti rammuseid. Minu ütlen ausalt. Ei ole tõesti. Minu jaoks need on liiga suured. I know. Nagu ma poes kunagi ei osta neid, sest need on minu jaoks liiga suured. Minu mõelest ei ole. Minu mõelest ei ole. Aga see ongi nagu eriti rammus. See on nagu, ma räägin, et ta on kõik fondiga eriti rammus. Kuna me teame, mis sellel kotikesel story oli, siis ma ei hakka välimust hindama. Ja ma trippisin soojal päeval nendega, nii et need natuke võib-olla on sulanud, aga maitse on ikka sama. Ja ma ütlen ausalt, kõik need 10 episoodi preemia välimus. Deliverib. Yes. Nii. Noh, natuke on sulanud, aga... Juhu! Nii, aga... Nii, okei. Ma ei kujutate, kuidas maitseb ta nagu valge jäätis, mis on tegelikult pähkli maitseline. Ei, see on midagi, jah? Ei ole vist. Cheers! Issand, tal on mulle sellist Nutella vai. I love it. Ta on nagu... Mul on nagu tunne, et ma söök šokolaadiotust, aga tegelikult ma ei söö. Ja ta on jah, nad nagu Nutellat meenutab ikka. Metspähklid. Vaata, suurem osa jäätistest, mis on nagu pähklitega, need pigem panevad seda šokolaadi sisse. Aga mulle meeldib, et see metsapähkli maitse on just nagu sellest. Jaa, et see ongi nagu ainult see maitse, mis on nii hea. Aga mulle väga meeldib see. Kas mul kõik väga tühi? Ei, minu mõelest on nii nagu lihtne. Ja, lihtne, aga... Väga rammus sõna otseses mõttes. Nikke nagu rikkalik. Nagu sellest nagu ta on nagu... Ta on rikkalik. Ta ei ole vesine, ta ei ole selline nagu... Et maitse on täpselt see... Ta on nagu jäätis, vaata. Nagu süke, mis võiks olla. Kuulge, see oli väga meeldiv. Täiega. Mis me paneks selle? Ma paneks 8. Ma paneks 8. Ma panen 7, aga kuna ma lubasin +2 punkti, siis... Paned 9? Siis see on 9. Simona? Okei. Kui te näeksite Maarit praegu selles... 40% vähema suhkruga koorejäätis maasikatäidisega. No, jällegi see välimus. Natukene, eks ju, aga minus Aga you know what? Siruviiru on. Ja just, ta on lihtsalt sulanud ja jälle... Mul on siiamaani trauma sellest Balbino... Mis nad lubasid? Seal pidi ka olema mingi asi seal üleval ja see oli täiesti skäm. Nagu lapsepõlv. See on lapsepõlv. See meenutab mulle nagu seda maasikat piimaga.
jaa. Jaa. Ja see on nii suvine. Sa oled kuskil palaval päeval. Issand, see on täpselt selline, mida ma võtaks palaval päeval. Jaa. Kuskil rannas või siis, või kuskil siin gardenis. Ja mulle meeldib, et sellel ei ole seda glasuuri peal. Et ongi lihtsalt nagu jäätis. Sellepärast on 40% vähem suhkrut. Rõõsast koorest. See jäätis on rõõsast koorest. Väga hea. See on väga hea. See on väga hea. Jaa. Ta on nagu lapsepõlve maitse, aga mommy version. Et nagu 40% vähem suhkrut. Aga mulle vist For the fitness ladies. Mulle vist meeldib see rohkem. Ma ei mäleta. Ma olen ühe päevaga praegu. Nii. Ma panen 9. Oota, mis mõttes eelmine? See. Ma mõtlesin, sa räägid sellest passion fruitist. Ma ei mingi aeg me just proovisin. Aga nagu samas ma saan aru. Et nii. Hommik on ka. Ma panen 7. Päris hea. Sa pead 9. Ma arvan, mulle meeldis see rohkem. Ja siis sellele ma siis paneks 6, mis kokku oleks 8. Yeah. Nagu väike warning, et minu punktid võivad olla täna 12 palju süsteemis. It's fine. No nii. Nii, take it. Ma arvan, ma tean, mis see võtab. Veel üks rammus, boy. Nii ilus värv. Põldmari muusika. See on täpselt jälle selline, et emme läheb poodi ja ostab seda. Põldmari on minu meelest nagu superior mari. Nagu maasikas ja vaarikas ja mustikas on nagu tavaline, aga põldmari on minu meelest ja murakas. Jaa, et ta on kõik eksootiline. Jaa, põldmari ja murakas on minu meelest nagu siuke. Bad bitch. Oo, see on päris ilus. See on väga ilus. Ma räägin mamis. Nii. Okei. Siin on sees muusika. Diana alati need kõige suuremad tükki. Reaalselt. Pooli jättis. Kas sa tahad, et ma mingit teeks pooleteks või? See on meie hommikusöök, let's be honest. Okei, ma mõtlen seda. Nii, see on ilus tükk. See on väga hea. Natuke sarnane sellele eelmisele. Maasikaga. On just teine moos. Aga siin on minu meelest see moos on intensiivsem. Jaa, küll jah. Issand, kui hea see on. Pean natuke nagu kuhtima. Mis mulle meeldib muraka? Põldmari. Põldmuraka. Põldmari ja moosi juures on see, et ta ei ole lihtsalt magus, vaid ta on nagu rohkem ka hapukas, vaata. Ja siis minu meelest on hästi mõnusalt balansis. See oli väga hea. Minu pool 8 pluss 2, 10. No ma panen 9. Ma panen 8. Ikkagi see moos ja värki ei Teame. Midagi nii hea külm praegu. Ja, kuidagi nagu... Täpselt vaatan, ta on selline soe suvepäev ka. Siis see on nii õige päev, et proovida neid jäätiseid. Nii, Maarit. Preemia on olnud seni väga konsistent. Meile meeldib see. Jaa. Nice vahendus. Ei ole poole ändis. Mäletate krokodillat? Jaa. Krokodilla, kuidas see oli krokodill? Ja veel oli üks. Draakon või? Tiiger. Tiiger, jah. Vot, kõige paremad uued jäätised, mida ma olen saanud. Ja ta on nagu uuenduslik. Jaa. See on siis maasika, ananas ja vanilli maitseline. Maasika, Ja ananas. see väike ussika siin oma prillidega, et on nii nunnu. Kas te olete söönud kunagi ananasjäätist või? Nagu sorbet, oot, see on ananasiga. Maasika, ananas. Et nagu, see on nii teine maitse tavaliselt tükanta. Ma arvan mingi sorbetti. Ananassi. Okei, ananas. Kas see on nii veider ananas, see on nii hea? Nagu mango on nii tavaline. Aga lemon, sidrunum on ka. Oi, see on nii nunnu. See disain on nii äge. See on nagu mingi Tivoli see roller coaster.
Carnival vibes. jaa. Need on nii ilusad ka. Sorry. Ja Teate, mul on siuke tunne, et Joosep on kuskil mingi preemiatehases käinud. Sest ta on iga episoodis on lihtsalt mingi nende jäätiste peal, nii et... Yummy. Külm. I love it. Nii veider sensatsioon ikka. See on nagu mahlapulkaga siis vaniljaäsist. Ma ütlesin seda erinevates episoodides. Et minu meelest on perfect combo. Oi, see on nii hea värskenda. Ma ei tunne väga nagu maitseid. Ananasse maitset ma nii palju ei tunne. Ma ei tunne maasika maitset ka. Maasika maitset ei tunne. Ma tunnen lihtsalt ühte väga külma ja magusat maitset. Maasikaid ma... No, kui ma eraldi peaks võtma. Siis nagu minu jaoks võib-olla see on nii külm, et mu suu lihtsalt läks nagu tuimaks. Jaa. Aga see on täpselt minu arust lastele niuke nagu, et siin ei toimu liiga palju. Ja ta on nagu niuke... Tal on... Hästi lihtne. Jaa, tal on mingisugune ananassi maitse, aga ta ei ole nii eksootiline, ta ei ole nii nagu tugev. Ja, kui ma niimoodi proovin ainult seda ja niimoodi mõtlen selle peale, siis ma tunnen, aga jah, ta ei ole nagu nii, et see on nagu... Minu meelest see krokodili ja seal oli kohe tunda pirni maitse. Jaa. Et nagu... Seal oli, või siis see tiiger oli apelsiini, et seal oli ka see nagu happusus või niimoodi, siin oli kõik nagu... Aga ta on väga mõnus selle puhul, ma tahan midagi värskendavad, see on mingi lihtne maitse, et ma ei pea hakkama siin mingi explosionit tundma. Jaa, seda küll. Ma panen 7. Ma panen ka 7. Ma panen 6. Ehk siis 8. Ehk siis 8. Pluss 2. Jah. Ma arvan, et see ongi mõeldud pigem nagu lastele, et see on lihtne. Vaat meie jäätise influencer, meil on vaja natuke rohkemat juba. Meie kui jäätise influencer. No muidugi. No nii. Ma tean, mida ma väga tahan nüüd saada. Nii, see. Aga vanillikoredist limonaadi maitseline. Okei, sa just ütlesid, et meil on vaja rohkemad ja siis siit see tulebki. Limonaadi jäätis. Ja väike Tom on mu kõige lemmikum bränd nagu jäätiseseeria. Nii et ma arvan, et ikkagi see on ka pigem lastele, et ta on ikka lihtne maitse. Ja limonaad, come on. Siin on väike siiruviiruga. Siin on veits välja nagu pissin. Aga on küll nagu väiksed niuksed täpikesed. Ta lõsab nagu limonaad. Ongi. Nagu limpalimonaad. Ta on limpalimonaad. Ta on limpa see jääpulk, aga vanilja maitsega. Vanilja. See on revolutionary. See on nagu, et ma sööks seda limpa mahlapulka, aga samas ma tegelikult söön vanilja jäätist. Jaa. Kui sa saad neid tükikesi või asju. See on nii intensiivne ja hea. Okay, I love it. I actually love it. See on nii huvitav. Ma ei ostaks seda kogu aeg, aga et saada seda lapsepõlve limpalimonaadi maitset kätte, siis jah. Eriti ka see, et ma tunnen, et viimasel ajal nad teevad nagu nii palju. Kas sa mäletad seda jogurtit šokolaaditükkidega? Pallid? Ei, just šokolaaditükkidega on olemas mingi jogurt, mis on nagu nende šokolaaditükkidega. Nii. Kas on tere? Kuskil? Kindlasti. Aga siis ja sa tead seda kodujuustu murakamoosiga. Ja nad tegid kodujuustu šokolaaditükkidega. Ja see maitseb nagu fucking jäätis. Jäätis, ma tean ja ma mõtlesin seda, et kui ma paneks selle sügavkülma, et kas siis on jäätise maitse. Nagu, et see ongi nagu jäätis siis. Minu point on see, et see on nagu nii äge, et inimesed suudavad sama maitsega, mis on kuskilt vaata lapsepõlvest või mis me oleme harjunud sööma. Teises vormis. Just, ja teises vormis. Vot see jäätis on siuke, et kui ma oleks nagu, ma ei tea, keegi, kes ei ole võib-olla, ma ei tea, kas teistes maades on ka limonaad, aga nagu näiteks keegi, kes ei tea, mis on limonaad, siis ma oleksin, ma näitan sulle midagi huvitavat, nagu seda jäätis, siis ta oleks nii äge huvitav maitse. See on täiega... Või kui sa ei taha limonaadi juua, siis sööd seda. Ja jood vett. Oota, ma tahan seda tükikest veel natukene. See on nagu tõesti nii huvitav. Väga vanus. See on reaalselt mingi revolutionary.
aga ma ei tea, kas ma läheks poodi ja ostaks. ma võib-olla vahepeal ostaks, aga mitte niimoodi, et ma nüüd iga kord ostaks. See on ikkagi nagu natuke lastele ja natuke magus. aga ma panen 8 ikkagi. Revolutsioon mulle meeldib. Ja minu poolt saab ka 8, sest et see on nii äge. Minu poolt 7,5, mis on 9,5. 7,5? 7,5 või? 7 ja 5. 7 ja 5 ja pluss 2. Good morning! Little math check. Nii. Okay. Let's go. Oh my god, ma olen seda oodanud. Ma olen vaadanud seda poes. Ja ma ei ole ostnud seda meelega sellel. Ma mäletan, oota, mis teist maitseid ma olen proovinud? Tavaline, siis on, kas see on mingi karamelliga? Ja ma mäletan, et nagu see seeria mulle täiega meeldis. Ja meil nagu sõõriku see Sõõrik on ju, aga me ei ole proovinud minu meelest siin. Kas teisel oli ka kaeraküpsis? Ei. Vaniljemaitseline jäätis vaarika täitsa teraviljaküpsistega. Healthy. Jaa. Vaarika täidis kaer. Te peate seda nägema. Reaalselt nagu vaadake seda. Nii. Aga miks seda hea üldse? Kolbeks ja tehtud. Jaa. Ongi tehtud. Ongi. Sorry, ma pean lihtsalt selle keskele. Ma võtan selle. Vaadake nüüd. Moosi. Siin ei ole koonerdatud. Siin ei ole. Wow. Oh my god, see on moos. Okei, see on mingi uus lemmik mul. Sama. Esiteks mulle meeldib, et see küpsis annab selle tekstuuri. Külm jäätis pluss moos. Jah. Nagu kõik on nii õige maitsega. Minu jaoks on perfect dessert. Reaalselt. Minu jaoks on liiga healthy. Mulle väga meeldib kaeraküpsis. Ja, sama. See moos on nii kümnesse. Hea. Ei ole nagu liiga magus. Vaarika täiega. 10. Minu pool on ka 10. Eks 12? Minu poolt on 6. Oota. Cut! Tere saatejuht Jana, me oleme siin saatel, me ei saa aru, mis toimub. Palun, kas saate ennast praegu... Miks sa andsid kaeraküpsikule 6 punkti? Miks te andsite kaeraküpsikule 6 punkti? Vaadake, kas see töötab? Is the sun? Oota, is the sun? Oota, volüümi peale. Saab või? Nii, rääkige. Vaadake, mulle meeldib asi, mis ei ole võib-olla kõige tervislikum. Ja see kaeraküpsis maitseb minu jaoks liiga tervislikult. Ja siin on ka minu vastus. Kas sa tahad praegu vaadata, mis siin taga on ja kui tervislik see on? Piim, vesi, suhkur, 3. koostöös suhkur. Ei ole kommentaare. Ma eelistan neid tavalisi küpsiseid. Okei, teie viimane hind küpsikule. 6. Sorry, tegelikult. Okei. 5. Miks? Ikkagi... Oota, see praegu olukord pidi seda hinda praegu sulle tõstma. Ma ikkagi sain aru, et see ei ole ikka tegelikult üldse minu jättis. Et ikkagi 5. 5 on nagu effort. I'm very sorry. Sorry, sul ei ole praegu mitte ühtegi sõna praegu öelda. Some people just don't have good taste. Right. Some people want it all. No, nii. Condensed piim. No nii, Maaret, kas see võib midagi nüüd sulle olla? Teate, ma ei tea. Kas on ka eriti rammus? Või lihtsalt rammus? See on lihtsalt. See on lihtsalt rammus. Mul on selline värk, et kondentspiima ma võin süüa nagu väga vähe. Siin on ka vaata see sügavõrra ja niisugune ots. Mul on juba väikesemad tükid. Okei. Wow. Iga kord, kui seal on sees mingi asi.
Jaa. Jaa. Mis sa teed? Võtsin. Jaa. Iirid. Ta on nagu karamell, Iirise komm. Iiris. But so good. So much sugar in, but so good. Liiga magus. Väga hea. Hea. Aga kas kondenspiim maitsebki natuke nagu Iiris või? Ei. No. Kuule, aga mul on tunne, Oi. et see kreem ei ole küll kondenspiim. Vaata, Veganina. on olemas, kui see kondenspiim on see valge, siis ta on see, mis te ootate. Aga kui seda kondenspiime nagu, vaata on olemas see tahke kondenspiim, mis tegelikult on ka juba siuke. Siin on kirjas karamelliseeritud kondenspiim. Just, sellepärast ta ongi nagu karamelli moodi. Jah, aga ta on minu jaoks liiga magus. Mulle ka nii hullult ei meeldi. Ehk siis eelmine oli liiga tervislik ja see on liiga magus. Karmimaks on lendasi. Tõesti. No. Sinu meele järgi on raske olla. Ja, no. Ma panen 6. Ma panen 5. Ma üritan aru saada, kui ma tahaks karamelli jäätist, kas ma ostaks seda või ma ostaks karamelli jäätist. Ja minu meelest see võidaks, sest see on huvitavam. See on nagu erksama nagu maitsega, et on nagu... Tead, mis on niisugune tunne, nagu see lehmakomm oleks sul kuskil ära sulanud, siis sa võtad seda ja Jaa. siis jah, selline mõte. Ma paneks 7, mis tähendab 9. Jah. Nii, viimane. Issand, viimane. See küll läks viimane. Veel üks eetiramus. Jah, eriti rammus. Martsipan ja kirsi moodi. Okei, see on küll huvitav. See võib olla väga magus. Mulle väga meeldib kirs. Mulle meeldib martsipan ja ma arvan, et see segu on päris hea. Ilus pakend Ma ka. väga loodan, et siin on tugev martsipani maitse. Jaa, sama. Siin on jälle see asi. Igatahes te saate. Jah. Issand. No way. Kas sa tunned martsipani, sest ma tunnen. Jaa. Ma joodan seda. Vau. Tõesti. Ma joodan seda. Nagu ma reaalselt, ma arvasin, et see martsipan tegelikult on siuke kuskil Kes armastab martsipani, siis see on see jäätis. Jaa. Aga mis osa oli, ma panen 10. Mis on 12. Ma panen reaalselt 10. See on... Ma tunnen, et suurem osa oma elust ma olin siuke šokolaadi karamelli girl. Kas sa äkki siiamaani oled? I mean... Teistmoodi. Jah, teistmoodi. I still like it color, you know. Nii. Aga ja ma viimsel ajal ma tunnen, et mulle meeldib rohkem siuke nagu moosilaadne asi. Või siis peanut butter. Aga okei, ma ei räägi praegu sellest, aga minu jaoks see kombo on lihtsalt perfect. Lihtsalt ideaalne. Nii. Ja, no see on täpselt selline, et ma palaval suvepäeval vist ei jaksaks seda niimoodi süüa. Aga innovatsioon on olemas ja ma panen sellele 8. Ma ütlen teile ausalt, mina teeks jäätist palaval päeval, külmal päeval, öösel, Hommikul. no päeval. Ma panen ka 8. Just selle maitsekombo sellepärast. Aga mul on sarnane põhjus, et ma ei tea, kas see on minu jaoks liiga magus. Aga innovatsioon. Jah, ja tõesti, et nad nii hästi tabasid need maitsed. See on nagu mega. Vot martsipan on selline, et ega seda mina isiklikult palju ei saa süüa. Ma saan niimoodi, et ma söön natukene. Kas ta mäletad, vaata, Kalle teeb siiamaani vaata neid nüksid martsipane, vaata, mis see nagu nikud Jah. klotse. Klotse, jah. Ja siis ma mäletan, Emsi oli kogu aeg see kapis ja siis ma kogu aeg... Jah, see käib natukese ava võtmas. Aga ja võib-olla mingi pulgajäätis, mille sees on nagu martsipani nagu see tüki. Jaa. Noh, et on nagu siuke pisike jäätis. Või siis nagu mingi see küpsik ja siin sees on nagu Mingi selle moosi asemel näiteks martsipan. Oh my god, see oleks nii hea. Noh, et preivia, kui Ei, minu jaoks ma ei ole varem vist martsipani jäätist üldse proovinud. Jaa, mul on ka siuke tunne. Ja minu jaoks see, et
see martsipani maitse on nii hea tunda. Unbelievable. Wow. Ma mõtlen selle kaeraküpsiku peale. Otsustamisaeg. Ja selle episoodi võitja selgub ka. No ilmselgelt see ei ole kaeraküpsik, sest et Maarit ei pane seda enda ju toppi. Viimase koha saab. Whatever. Aga teie võite valida. Nii. Ma juba tean. Okei, ma tean. Nii. Minu 3. koht on Brillo. Teine koht on põldmarja. Ja esimene koht on vähem suhkurt. Kus sa mikrofoni panid? Okei, ma vist tean. Ma lihtsalt selle pealt, et innovatsioon. 3. koht limonaadijättis. Teine koht pähklijättis. Ja esimene koht loomulikult kaeraküpsik. Ma paneks 3. lihtsalt, et see oleks natuke mitte ainult need topsik nagu vahvliga. Whatever. 3. Brillo. Teine martsipani kirsi ja esimene on küpsik. Tegelikult siis võib öelda, et ikkagi küpsik võttis tänase episoodi, sest ta sai 2 esimest kohta. Ja. Sorry, not sorry, Marit. Ja. Mõtlesin, et lõpetaks mingi lauluga. Oota, mis on siis järgmises episoodis? Oota, esiteks me uuesti täname preemia. Jaa, preemia. Et te panustasite, et andsite meile neid jäätised proovimiseks, sest me ausalt, me ootasime seda iga episood. Kui te vaatate järgi kõik meie episoodid, siis kuskil alguses või lõpus või kuskil keskelt at least one of us is commenting preemia. Reaalselt. Jah, sest me oleme preemia fännid. Aitäh! Ja oota, meil on praegu ainuke võimalus, sest nad vaatavad seda videot raudselt. Nii et meie palve number 2, please. Meie palve number 2, me tahame tehasesse minna, me tahame minna tehasesse, et vaadata, kuidas see kõik magic toimub. Kuidas te seda küpsikut teete? Jaa. See oleks täiega. Ma lihtsalt tahaks korra nagu jäätsi tehases olla ja olla mingi Ma võin lihtsalt tulla ja panna selle kostüümi selge lihtsalt seista. Ja by the way, meil oli täna tegelikult plaan, et ma olen nagu valge, sest Maarit on roosa, aga meil väike käis nagu, me ei pea rääkima, mis juhtus, aga me natuke failisime selle outfitiga. Nii et kui te tahate veel midagi Maaritile saata, saatke meile mingi T-särgid ka, please. Preemia T-särgid. I would wear that. Same. Aga tegelikult meil on turul ka teisi jäätiseid, nii et me peame kindlasti jõudma. Meil peab 1 episood tulema ikkagi veel see hooaeg. Ja kui tahate, et me armastaks teid sama palju, nagu me armastaks preemiat, siis ma olen nagu vähemalt, ma arvan, teie ka olete väga teretulnud uutele brändidele, kes tahavad meile saata midagi. Sest meie sõna loeb jäätise turul. Ja me oleme seadnud trendid jäätise maailmas. Okei. Ma arvan, et kõik nõustuvad sellega. Right. Kas paneme lõpetuseks mingi laulu? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Okay. Okei, jäime pitutsema. Ühesõnaga, aitäh veel kord ja uue videoni, sest et meil on nüüd veel jäätsid proovida. Ja ausalt suure tänu Mariti fännidele, meie fännidele ka muidugi. Aga tänu teile me saime seda ka proovida ja siis me saame teile ka rohkem jagada ja palun kirjutage kommentaare, kas te olete neid proovinud, mis te arvate, soovitage Maaritile midagi. Öelge Maaritile, et kaeraküpsik on väga hea jäätis. Iga kord, kui te teda näete, siis te võtte seda. Palun! Let's make this a trend. Yes! Nii et. Pane Maaritit uskuma, et kaeraküpsik on hea. Jah. Okei. Slay. Ühesõnaga, bye!